Tere! Mina olen teie ajaloolane. Täna rändame koos kohtadesse, kus hoitakse meie maa kõige olulisemaid aardeid. Need ei ole kuld ega hõbe, vaid hoopis lood, mälestused ja esemed, mis jutustavad, kuidas inimesed enne meid elasid. Kui oled valmis, siis lähme ajalooretkele. Vaata siia. See on arhiiv. Esmapilgul tundub see nagu tavaline ruum täis kaustu ja karpe. Aga tegelikult on see nagu suur mäluhoidla. Iga kaust siin riiulil peidab endas kellegi lugu. Mõni räägib sellest, kuidas ehitati vana koolimaja. Mõni sisaldab kirju, mille inimesed saatsid üksteisele 100 aastat tagasi. Arhiivis töötavad arhivaarid. Nemad on nagu ajaloodetektiivid. Nad otsivad, sorteerivad ja hoiavad dokumente nii, et need ei kaoks ega rikneks. Arhiivis peab olema õige temperatuur ja õhuniiskus. Kui siin oleks liiga palav või niiske, võiksid vanad paberid hallitama minna. Kas tead, et Eesti vanim dokument on pärit aastast 1237? See on vanem kui meie linnad, koolid ja isegi mõned lossid. Ja seda hoitakse väga hoolikalt Tallinna linnaarhiivis. Tänapäeval ei pea arhiivi tulema ainult kohale. Paljud dokumendid on digiteeritud. See tähendab, et need on pildistatud või skaneeritud ja nüüd saab need vaadata internetis. See on väga mugav, sest nii saavad uurijad ja õpilased dokumente vaadata ka siis, kui nad elavad kaugel. Nüüd oleme muuseumis. Muuseum on koht, kus hoitakse vanu esemeid. Siin võib näha kõike. Vanu tööriistu, rahvariideid, maale, fotosid ja isegi terveid talusid, nagu Vabaõhumuuseumis. Mõned muuseumid on väga suured. Näiteks Eesti Rahva Muuseum Tartus. Seal on üle 1 miljoni eseme. Mõned muuseumid on aga väikesed ja asuvad isegi kuulsate inimeste kodudes. Näiteks Oskar Lutsu maja muuseumis saab näha tema kirjutuslauda ja käsikirju. Siin tahan teile tutvustada üht väga olulist inimest. Helmi Neget. Tema oli Eesti esimene ülikooli haridusega etnoloog. See tähendab, et ta uuris rahvakultuuri, kuidas inimesed elasid, milliseid kombeid nad järgisid ja millist kunsti nad tegid. Helmi Nego käis mööda Eestit ja kogus vanavara. Ta kirjutas üles rahvajutte, uuris rahvariideid ja selgitas, miks need on piirkonniti nii erinevad. Kuigi ta elas lühikest elu, jättis ta Eesti kultuuri uurimisse väga suure jälje. Tema töö on tänaseni muuseumides ja arhiivides kasutusel. Arhiivid ja muuseumid aitavad meil mõista, kust me tuleme. Kui me ei teaks oma ajalugu, oleksime nagu raamat ilma esimesteta lehtedeta. Siin hoitakse lugusid, mis aitavad meil mõista, miks meie rahvas on just selline, nagu ta on. Mõnikord leitakse ka väga põnevaid asju. Näiteks Muhu saarel leiti plekkkast, kuhu oli peidetud üle 1000 rahvalaulu. Need olid peidus olnud 49 aastat. Sellised leiud on nagu ajamasinad. Need viivad meid tagasi aega, mida me ise pole näinud. Nii et järgmine kord, kui lähed muuseumisse või arhiivi, vaata ringi avatud silmadega. Iga ese ja dokument võib olla väike aare, mis jutustab loo meie minevikust. Ajalugu ei ole ainult vanad paberid ja tolmused riiulid. Ajalugu on meie kõigi lugu.